Meie järgneva loo sissejuhatuseks on vist paslik öelda, et Eestimaa loob ja ehitab ja seda tänu remondifirmale. Me oleme Mustakras 3-toalises korteris ja te olete ikkagi siin kõvasti mürgeldanud juba, et kui vaadata neid enne pilte, mis siin enne oli. Ja, tere jälle, et oleme tõesti Mustamäel siin ilusti mändide all ja siin on tõesti 3-toaline korter, kus siis jälle kapitaalremont käsil on. Kirjelda seda vaatepilti, mis siin enne oli? Siin oli algupärane elamine, et inimene, kes siin enne elas või pere on siin jõudumööda mingitel aegadel remonti teinud, aga need viimased remondid jäävad sinna ikkagi mitme 10 aasta tagusesse aega. Ja nüüd siis on siis korter jõudnud järelkasvu kätte, kes siis otsustas, et teeb sellest kaasaegsema elamise enda soovidest lähtuvalt. No jaa, aga täpselt enda soovidest lähtuvalt siin on päris palju ümber tehtud. Tegelikult siin varasemalt oli siin sein. Siin oli sein, mitte auk. Ja, tegelikult see on selline, ütleme, Mustamäe standardlahendus, et mida siis tegelikult tehakse, on see, et koridori arvelt tehakse vannituba suuremaks ja see võimaldab, selleks on vaja teha auk, et saada siis kööki, muidu pannakse köögikoridor kinni. Ehk siis siit hakkab köök olema, on ja? Ja, et see on siis nagu suur tuba, avatud köögilaadne suur tuba. Okay. Ja selle arvelt sai siis vannituba ikkagi mitu ruutmeetrit ruumi juurde, kus saab siis pesumasinad mahutada ja nii edasi. Sa tead, kui teid eelnevad pilte vaadata, siis tualetist tegelikult kui poti peal istu, siis ta olid nagu õlg ja õlg. Selle ümber kukkuda ei saa. Ümber kukkuda sealt poti pealt, see oli nagu niivõrd kitsas. Aga nüüd kaua müttanud olete siin ja kus järgus olete töödega? Oleme siin müttanud tänaseks lähes kuu ja töödega oleme nii kaugele, et toimuvad viimistlustööd, et seinad on põhimõtteliselt lauspahteldatud, käib veel viimased lihvid, siis saame hakata kruntima ja vannituba on nii kaugele, et välised seinad on praktiliselt kinni pandud maalrite jaoks. Elektrit jooksvalt teeme ka ja nii palju edasi, et saaks järgud liikuda. Ja nüüd järgmisest nädalast täna meil siis kolmapäev, et järgmist nädalast hakkamegi vannitoa sisuga tegelema. Et seinad on kinni, natuke valada ja siis hüdrod, plaadid ja nii ta läheb. Et siin on circa kuu on veel minna, et siis on kõik. Circa kuu minna, aga jällegi inimesed leidsid teid üles siis remondifirma.ee kodulehe kaudu on ju? Ja, et enamasti ikkagi pöördutakse läbi veebivormi, helistatakse otse, aga ikkagi internetist leitava turunduse baasilt nagu meie nimi kuskilt silma jääb. Ja seal on mugav ka ju, seal saab kohe niimoodi saata mingid fotod, mingid ideed, mingid mõtted teile kohe kirja panna, siis lähtuvalt sellele saate juba ka esimese pakkumist ja tegelikult nüüd ka siis ju Tartu kandi inimestele. Ja absoluutselt, et nagu eelmine kord rääkisime, et Tartus samamoodi saab meil tabi, et ei ole me ennast piritlenud selle kuidagi põhjarannikuga, et ulatume ka mujale. Aga täpselt nii ongi, et mida rohkem infot jällegi meieni jõuab alguses, seda lihtsam on see esimene kontakt kliendiga, seda arusaadavam, mida nagu klient tegelikult soovib. Aga nende tööde puhul ikkagi A ja O on see kohapealne ülevaatus, et saame kokku, räägime täpselt läbi, paneme kirja ja siis oskan ka detailse pakkumise koostada selle baasil. No, ja kindlasti ju see summa võib muutuda. Tuled siia, tõmbad, ma ei tea, mingi kappi ära, vaatad, tööd tuleb juurde. Aga inimesel ju tegelikult võib-olla arvestanud, et tal on konto peal nii palju seda remondiraha, aga jääb natuke puudu, mida siis teha? Ja ega mul ka nagu puud ei kasva, et ei ole ma ka seda teist inimest näinud, kellel siuke kasvaks, kus võtad muudki eurosid otsast. Et seda küll jah, et siis on nagu mitu erinevat varianti. Et kas siis inimene üldse ehitabki kogu selle remondi on teinud laenu peale või ta siis mingi osa on olemas ja vajab mingis osas nagu lisafinantseeringut. Et oleme siis koostöös Holmpangaga töötanud välja sellise järelmaksu teenuse, mis neil on muidugi aastaid olemas olnud, aga võimaldame siis kliendile aastaks võtta järelmaksu või siis lepingu koostada, kus siis meie võtame kõik kohustused enda kanda, kliendile jääb maksta tagasi sama summa, mis ta laenu küsib. Et kõik tasud, intressid, need on kõik siis remondifirma õlul. Jah, vastab tõele. Meil on käimas kampaania, kus siis 12 kuud on kliendil võimalik võtta siis laenu ilma lisatasudeta. Puuduvad lepingutasu, intress ja samuti ei ole vaja ka sissemakset teha. Mida see inimese jaoks tähendab? Kas ta peab lisaks remondifirma esindajale pöörduma ka panga poole või piisab ainult remondifirmast? Piisab ainult pöördumisest remondifirma esindaja poole, kes juba siis annab meil kõik muud vajalikud info edasi. Ehk siis inimeseks võimalikult lihtsaks on see asi tehtud, aga kas Holmpank olete vist turul olnud 4 aastat, jah? Jah, Holmpank on turul olnud 4 aastat, kuid meie ajalugu on märksa pikem. Oleme liisi järelmaksu pakkunud pea 28 aastat ja tänu sellele on meil väga hästi selgeks saanud inimeste siis ootused ja vajadused finantseerimiseks. Aga kui suure summaga siis Holmpank remondifirmale ja ka tegelikult sellele inimesele, kelle kodu ümber tehakse, appi tuleb? Meil on võimalik taodelda kuni 25 000 ja seda perioodiks kuni 10 aastat. See sõltub kõik kliendi krediidivõimekusest, kas ja kui palju meil talle võimalik on pakkuda. Ehk siis ikkagi remonttööd tegemata ei jää? Jah, kindlasti mitte.